tere, mina olen Sander. Tuleme Põlvas sõpradega, tulime Kobela või Vastsikivi järve peale siis jäärada nautima. Praegu veel ilm soosib seda, viimased nädalad varsti tuleb juba kevadehõngu juurde, siis enam väga rajale ei lubata. Siin on siis meie autod. Ettevalmistus lihtne. Rattad pagassist välja, uhke mustriga naelad alla ja et pidamine parem oleks ja kiirused suuremad oleks. Ja niimoodi see ettevalmistus meil käib. Kui rattad on vahetatud, siis vaatame rehvirõhud üle ja hakkamegi vaikselt sõitma. Peamised rehvid, millega me siin sõidame, on siis Bridgestone Blitzakid ja Michelini X-Size Nord 4. Praeguste seisudega on niimoodi, et see rehv on juba jääradadel keelatud, kuna nael tuleb niivõrd palju välja, see ei ole enam siis nagu reeglitepärane. Et põhiline rehv siis on selline, siin on naelte arvu peast ei tea, aga väga head rehvid. Ja nendega siis nii pidurdamis kui ka külgpidamist oluliselt paremad kui näiteks sellel tavarehvil, millega siis nagu igapäevasõidus liikled. Et on veel kolmas kategooria ka, mis on piikrehvid, et see on siis puhta nii-öelda rallispordi teema. Et seal on nael on niivõrd suur, et seal juba tehnika peab ka kõvem olema. Piigiga ongi see, et Eestis on suhteliselt limiteeritud see koht, kus sõita saab. Et tavarehviga sa saad igal jäärahal käia, aga piik on just see, mida keegi ei taha enda põllu peale lasta, sest see ikkagi sööb selle soone niivõrd sisse ja lõhub raja ära. Et piigid ongi enamasti ikkagi järve radadele mõeldud. Võib ükskõik kes tulla ja kätt harjutada, et keegi ei keela midagi, et ega harjutamine teeb meistriks, et ega me oleme kõik samamoodi alustanud kusagilt. Et praegu me oleme siin puhta järve peal, et tehakse ka neid põlluradasid asju, aga jää peal, puhta järve jää peal on ikkagi ägedam tegi. Täna me siin ikkagi kohalik rajategijaid ka, et väga äge rada. Ega neid juhtumisi, see on argipäev. Et ega alati siin jälle midagi läheb katki, küll läheb kellegi keema midagi ja siis remondi otsa, aga see on nii-öelda autosport, et see on paratamatus. Selline hea tava võiks olla see, et mida rohkem rõhku, seda rohkem on ka nael väljas, mis võiks nagu jää peal parem olla, aga tihti peale see ei aita. Driftimeestel on asi vist vastupidi, et seal mängitakse rehvirõhuga just alla, et oleks sellist pidamist rohkem. Et see on jällegi katsetamise asi ja igal rajal on see erinev ka. Et ei ole nüüd päris selline professionaalselt ütlema ka, aga võiks enam-vähem nii olla. Bensiiniga pestakse piitsleid, et diislis peitub jõud ikkagi. See on see rahvatarkus, mis bensumeestele väga ei meeldi.
käsi otsa kuidagi kurv õigesse kohta saada, et saaks natukenegi vajutada, aga pidamist on, ütleme välist kurve minnes on pidamine palju kehvem, et seespoolt on nagu teistel poistel juba ära sõidetud, aga väljas on selline üsna liive. Ikkagi spetsiaalne rallisõiduauto on ju? See on mul endal lihtsalt ostetud jah, et saaks vahepeal käia lõbutsemad, kui hooaega on. Jõul on siduriga saalis? Jah. Siin suvel sai uus sidurvitikas, mootoril kõik tihendid asjad ära vahetatud, et saaks nagu terve hooaja sõita rahulikult. Praeguseks siis on esimesed ringid tehtud, väiksed pausid peetud, rehvirõhud üle vaadatud. Siin rada on päris kare veel, piigid on siis siin omajagu karestanud seda, aga küll me selle siin jälle siledaks lihvime. Siin on päris suur piigisoon on ees, vahepeal on see kasuks, vahepeal kahjuks. Just see on siis nüüd 4-vedu diiselpoora Haldexiga, midagi siin erilist selles suhtes tehtud ei ole, et väike džipituuning ja lihtsalt Michelini rehvid all ja interkuuler ka ja selline tavaline. See on hea sõita ka nii-öelda igapäeva sõita. Et jääraja sõiduks ei ole mingit spetsiaalset tuuningut vaja? No, ta tuleb kasuks, aga saab ka niimoodi lihtsalt hakkama, et kiirused ei ole küll suured ja investeeringud on väiksemad, aga vähemalt saab oma selle isu külge eest täis sõidetud ja väga hästi. Üldine keskmine vast tuleb selline 70-80 kilti tunnis. Siin need kurvid võtavad natuke ikkagi maha ja me praegu ei oska kiirust vaadata ka, mul spidomeeter ei toimi nii nagu vaja. Teile sai poole ööni remonditud, et saaks ikkagi siia täna kohale tulla. Siis üks asi sai korda, teine läks katki, aga see on selline tavapärane värk. Järvedel ma olen tegelikult vähe käinud. Enamus ongi, Võrtsul on mitu rada, praegu ei ole kursis, kas seal midagi on avatud ka või mitte. Me oleme ise seal Põlvamaa kohalikke radu külastanud, põlluradasid siis. See kurv veel tahab kõvasti lihvimist saada, sellega oli eelmine kord ka kõva häda, et nina läheb eest minema ära ja ei saagi väga midagi teha. Üks paari riigi pärast jälle õhkudega mängima, et äkki saab natuke parendada seda asja. Nüüd läheb natuke... Nüüd läks natuke kraavi. Aga siit tuleb ilusti välja.
tuumarimehed võib-olla istuks juba kinni. jah, 4 veoveelis, jah. See on 4 veelis, jah, et ega see 4 vedu on üldjoontes nagu pinnaliikluses ka oluliselt mugavam. Vähemalt ise isiklikult eelistan, et iga aasta ei saagi või? Iga aasta ei saa, ega eelmine aasta sain ainult 1 korra, sest eelmine aasta oli huvitav see, et rajameistrid nägid ränka vaeva, tegid rajad valmis, kutsuti juba osalema igale poole ja ühtäkki tuli sula ja olidki rajad tuksis. See talv on super olnud jah, et igal pool, kus on lund tulnud, on väga äge sõita olnud. Tere, mina olen Gerret Kikas ja ma olen 16-aastane. Kui kaua sa juba sõitnud oled? Ma ei tea, selle talve olen korralikult autoga sõitnud ja nüüd eelmine talv sai ka natukene. Mis sulle selle juures meeldib kõige rohkem? Kiirus ikka. Kas sa ise putitad või teed ka midagi autodega? Ei, kõik on nii ilusaks tehtud, et ise ei pea midagi tegema eriti. Aga võib-olla tule räägi nendest rehvidest korra. Tule näita. Mis see rehvid teistmoodi on kui tavalised autod? See on piik rehv, siis tal on 10-kordne pidavus võrreldes naastrehviga, et palju kiirem, nagu näete, 4-kiolistel autodele teeme ka ära. Näete treila seal, et me ei pea vahetama midagi, see auto tee peal ei sõida. Ja. Kaugelt te olete muidu? Siit Tsirguliinast, siit Valga vallast, jah, Valgamaalt. Et suured tänud Marko Mürgile, siis et tema on meid väga palju aidanud ja Jaaki veod ka. Räägi, mis sa tulid täna tegema ja kaugelt sa tuled üldse? Ma olen kohalik siin samas Antslas pärit ja hetkel oleme Vassekivi järve jää peal. Tulin siia harjutama, sõitma. Kas sul on auto spetsiaalselt tuunitud kuidagi? Ta on küll rajasuunitlusega, et temaga tänava peal sõita ei tohi, aga ta on nagu nii-öelda võistlusauto. Ma sõidan nii-öelda külakrosse sellega ja siis ongi, et kasutan ainult jäärajal seda. Sina ei sõida piikidega? Mul on ka piigid kaasas täna, et kui tavarehv tundub, et liiga aeglaseks jääb ikkagi, siis ma panen piigid alla ja saan ka kiiret sõitu teha. See rada on hästi hea kiire. See aasta on küll natukene tehnilisem kui varasemad aastad, aga siin ongi, et siin saab just piikidega saad head suurt kiirust harjutada ja selles suhtes on hea. Ja miks ta on just nagu põllurajast on natukene parem, ta ei ole nii küntlik ega hüplik, sest enamus põllurajad on ikkagi kastetud, aga kui seal on juba kruus ilmselt välja tulnud siis, või muld, et siis ta on juba, ei ole nii silerada enam kui järverada. Kas on mõni nipp äkki lihtsalt siis? Ei, kõik tulebki hakata algusest peale õppima, harjutama, kuidas üldse kõik sõltub nagu sellest ka, et mis veoline auto on, nelik, esi-tagavedu, et kõik sõltub juba sellest, et iga auto käitub erinevalt ja eks kõigepealt tuleb endale see meeldiv auto osta ja siis hakata lihtsalt algusest peale vaikselt harjutama. Et see on siis minu esimene sõit üleüldiselt siis jäärajal kui ka siis nii-öelda üleüldiselt siis libedarajal. Et esimene emotsioon oli hea. Selles mõttes, et tänan elukaaslast, kes seda autot nii-öelda usaldas. Et väga tore emotsioon oli ja kindlasti kui on see aasta ilma, siis proovime veel. Kui kiiresti sa julgesid gaasi panna?
Ütleme nii, et alguses läksin väga julgelt peale, see maksis kohe kätte, sain esimese hange ka kätte, et selline kuskil 60-70 kilomeetrit tunnis oli siis keskmine sõidukiirus. Et kindlasti sõidad veel, jah? Jah, igal juhul, et selles mõttes jäärajal on tunduvalt lihtsam kui siis nii-öelda libedarajal siis või nii-öelda põllurajal siis sõita, et siin vähemalt on natukene ohutum, et ei jää siis nii-öelda puud ette, et siin on heal juhul sõidad hange, et hangega nii-öelda lõhub ikkagi minimaalselt seda autot, et siin on tunduvalt julgem sõita.